mis muud, kui ütleme täna siis esimese hooaja viimase tere. Tere. ja meil on nii hea meel, et see lastevanemate kool on siin nii toredasti tuure kogunud ja esimese hooajale saame niisuguse suure hurraaga punkti panna. Ja täna ongi meil siis külas. Meil on külas Kaire Kalviste, kes on psühhoterapeut ja kes on ka just selle teemaga seotud raamatu Digilõks autor. Külastage palun Kärdla raamatukogu, ma just tagastasin selle raamatu sinna. On täiesti olemas, väga hea raamat igale, iga nagu vanusegrupiga kokkupuutuvale täiskasvanule, et ei ole ainult teismelistele keskendutud, vaid on ka nooremast seast võetud ja mul endal oli kohe nii huvitav lugeda, sest kodus mul on väikene laps, aga töötama teismelistega, et siis said nagu kõik need etapid kaetud. Mis sa tahad öelda? Zoomi chati tuleb siis registreerimislink, kuhu siis need, kes kohale tulevad, saavad kirja panna. Aga see ei ole nii nagu eelmine kord, et on keeruline, vaid see kord on nii, et on lihtne ja kõik saavad ennast päriselt sinna panna. Mis siis muud, kui anname sõna Kairele? Jah. Eks ma siis vist hakkan rääkima, on ju. Et tere õhtust kõigile, kes siis praegu on kohale jõudnud ja kes siis tulevad hiljem, siis neile ma rohkem tere ei ütle uuesti. Et mina olen siis ametil psühhoterapeut ja kirjutan ka raamatuid ja varasemast siis mul on niisugune ajakirjanduslik taust hästi pikaaegne, et ma olen olnud väga pikalt meediamaastikul aktiivne. Aga et nüüd põhiosas ma ikkagi töötan psühhoterapeudina erinevate teemadega ja siis mida ma näen ühiskonnast ja mis mind tegelikult teeb hästi murelikuks, on see, et järjest kasvab hädas olevate noorte hulk ja nende hädad on niisugused, et seal on depressiooni, seal on ärevust hästi palju, on ennast kahjustavat käitumist, on kontrolli alt väljas olevat käitumist, on ähvardamist, on oma elu kallale kippumist ja et seda kuidagi ma näen nagu tõusvas joones minevat ja hästi huvitav on see, et kuidas see nii läinud, et meie noortel ei ole võib-olla kunagi läbi ajaloo olnud nii head tingimused kasvamiseks ja elamiseks kui praegu. Ja hämmastav ongi see, et see tulemus on siis selline, et need noored on nagu järjest rohkem hädas. Ja osalt, siin on nagu mitmed mõjutused, mida ma näen, et kõike me vanematena ei saa mõjutada ja teha, aga kuskilt midagi me siiski saame. Et nagu on hädas niisugused teismelised, aga on hädas ka nende vanemad, kes otsivad neid viise, kuidas toime tulla nende olukordadega ja nende probleemidega, mis ongi kohati nagu väga uudsed nende jaoks. Et siis nagu niimoodi üheskoos pusime ja otsime, et mis on need head piirid ja kuidas neid kehtestada ja mis vanuseni neid üldse saab panna. Et hiljuti just rääkisin ka psühhoterapeudi, kes arvaski, et me saame neid lapsi kasvatada nii umbes kuskil 13-14 vanuseni ja pärast seda siis ongi see materjal, mis meile nüüd on kätte, mis meie tööviljad on, et siis see meil on ja väga suuri niisuguseid mõjutusi me enam sinna stsenaariumisse teha ei saa ja see on nagu üsna karm prognoos mõnel juhul, kus on ikka väga hullusti need asjad. Ja ma näen, eks ma olen selle raamatu Digilõks, see näeb siis välja selline, et see eelmine aasta sai mul valmis ja ma näen oma klientide pealt ka järjest rohkem seda, et see digimeedia kasutamine on tõsine probleem. Kohe niimoodi, et ongi lapsed arvutites ja sealt välja ei oska tulla ja mängivad poole ööni ja magama lähevad, ei tea kunas.
ja nende kontrolli alt väljas olev emotsionaalsus on teisipidi väga tõsine probleem. Ja siis mul oli niisugune mõte, et ma täna, kuna ma tean, et on põhikooliga tegu, siis ma nagu tahangi alustada natuke sellisest väiksema lapse tasandilt, sest et võib-olla on nagu kuulajate seas ka neid, kellel on veel väikseid lapsi, et alustada seda väikse lapse teemast ja siis minna üles põhikooli, et ma niimoodi võib-olla gümnasiste hetkel otseselt ei puudutakski, sest et juba nendes vanuserühmades on seda nagu, mille peale mõelda hästi palju. Ja siis ma tegin niisuguse ettevalmistuse ka slaidide näol ja ma nüüd hakkaks seda slide show'd teile näitama, sinna peale rääkima ja siis abilised aitavad mulle vahepeal siis teie küsimusi edastada, sest neid ma ise ei näe, kui ma jagan oma seda ekraani teiega. Nii, vaatame. Vaata, kas te saate mind aidata seda. Te peate mulle andma nõusoleku, et ma saaksin oma ekraani teiega jagada. Kuskilt sealt. Nii. Kas ma just vaatan, kas ma pean ikkagi hostiks siis sind tegema? Või peaks niisama, sest praegu ta näitab, et sa saad ja sa mõtlesid, et osalejad saavad jagada, kui sa vajutad sealt alt share screen nuppu, kas ta ei lase? Ja ta ütleb mulle host disabled, participant screen sharing. Okei. Sest mul ta ütleb, et on linnuke seal ees just, et sa saad oota, ma vaatan täpsemaid. Okei. Nüüd sa peaksid. Ahah. Nii, kohe. Ma nüüd näen juba, oota, ma vaatan korra. Files. Ma vaatan, nüüd ma pean nägema, kus ma seda. Ma vaatan, kas ma ei saa kuidagi desktopile praegu ligi, ma ei tea, kus see on. Vaata, kui palju me ise õpime digimaailma kohta selle. Nagu täitsa niisugune, okei, advanced. See on nagu mulle praegu see uus koht, et mul varasemalt on kuidagi ta teisiti see jagamine käinud. Ma vaatan, ma proovin korra seda. Nii. Päris huvitav, eks ju. Sa lähed selle kasti peale, see jaga seda. Share. Ja siis hakkab tulema. Kas te näete praegu? Ja nüüd sa võtta ilusti, vajuta sinna, kus on full screen ja siis on korras. Ja selle sa saad oma desktopi pealt panna. Nii, kas nüüd on näha või? Ja, nüüd on väga hästi. Väga hea. Nii, saime käima. Väga hea. Et siis need teemad, mis ma nagu täna tahaks teiega läbi jõuda arutada, on siis väikelaps, ekraanid, koolilaps digimaailmas, mida tähendab küberhügieen ja vanema kontroll ja küsimusi siis endale, et kas võiks olla teil kodus selle teemaga probleemi, millised on sõltuvuse tunnused ja siis oleks nagu väike koht aruteluks ka ja mõelda, et kuidas siis mingit olukorda võiks nagu lahendada, mis juba nagu, et seal võib olla niisuguseid probleemseid elemente. Nii. Ja esimese asjana ma soovin, et sa mõtleksid sellele, et kui palju ekraane on sinu kodus. Et võta nagu hetk aega ja mõtle lihtsalt läbi, et ekraanide alla me saame liigitada siis absoluutselt kõik telekad, siis ka nutikell on tegelikult ekraan meil, GPS-seadmed, videomängud, arvutiekraanid, nutitelefonid. Et kui läbi mõelda, et palju neid ekraane kodus on, loen ta korra kokku, kui saad.
Anni näiteks ütleb siin, et tal on 5. Ahah, ainult Mina 5. Mul kadus heli ära. Huvitav, sind me küll kuuleme. Ära muretse, meie sind kuuleme. Aga me peame kirjutama talle. Keegi sai 5, kas keegi sai veel rohkem? Mina hakkasin loetlema ja mõtlesin 10, ma arvan kindlasti. Ei kuule, ma ei kuule teid. Mul oli vahepeal telefonikõne ja siis kadus heli ära. Ma näen, aga ma ei kuule. Ahah, kirjutame Merikesele vahepeal, et... Merike, mine korraks välja ja tule uuesti sisse tagasi, siis sul tuleb see heli ka uuesti tagasi. Okay. Välja ja tule siis tagasi. Okei, ma lähen välja ja siis tulen uuesti. Liisa, räägi nüüd oma ekraani. Ühesõnaga, ma jäin nagu väga stoppama, sest ma hakkasin arvutama, et mu mehel on mitu monitori näiteks, kas tal oli nüüd 2 või 3 ja mul endal on 2 läpakat ja 10 kindlasti kokku koos telekate ja kõikide asjadega. Ta nii ongi. Keskmine on 10-12 ekraani on kodudes. Mõnes kodus on ju ka mitmes toas on telekad näiteks. Ja kui mõtleme natukene tagasi, kui me ise olime noored, et siis võib-olla oli üks telekas maja peale, see oli ka mustvalge ja kohati ei näidanudki seda pilti nii väga teravalt. Et me peame tõdema, et väga lühikese ajaga on meie ellu tulnud väga palju ekraane. Ja kõik need ekraanid me saame koondada selle termini alla digitehnoloogia. Ja me ei räägi ainult, eks ole, nutiseadmetest, kui me räägime lapsed ja see digitaalne meedia, vaid me paneme nad ikkagi sihukese ekraani alla, et laps vaatleb ekraani. Ja see ekraan siis võib ka olla telekas, see võib olla siis nutitelefon või tahvelarvuti, mis iganes, et tegelikult me räägimegi nendest ekraanidest. Ja et kui meie kasvasime, siis meil heal juhul oli 1 ekraan, aga tänapäeva lastel neid ekraane on hästi palju. Ja siis alustakski sellest väikelapsest ekraani ees. Et statistiliselt on välja siis toodud, et tegelikult umbes pooled allaaastastest lastest kasutavad iga päev nutiseadmeid. Eestis on tehtud ka sarnane uurimus, on kinnitust leidnud, et tõepoolest väga suur hulk ekraanimeedia tarbijaskonnast on väiksed lapsed, aga see sisu, mida nad vaatlevad, ei ole kindlasti mitte niisugune väike lapsele arendav või eakohane, et pigem ta on midagi muud. Et seda on need uuringud ka näidanud. Et siin ongi nüüd mõned vanemad mõtlevad, et oi, et ma pean nagu lapsele hästi ruttu selle seadme kätte andma, sellepärast, et ta jääb teistest maha. Et see on nagu see üks motivaator sellise käitumuse taga. Aga tegelikkus on see, et alla 1,5-aastane laps näiteks ei ole võimeline ekraanilt õppima midagi nagu elu kohta, sest et see on ühedimensiooniline, aga laps õpib läbi meeleelundite, vaatluse erinevatele kaugustele, läbi kompamise, läbi osa asju topitakse endale suhu, et aru saada, mis see asi endast kujutab. Ja igasugune niisugune lapse õppimine käib läbi kogemuse, seal kus näiteks, et kui ta vaatab multifilmi ja seal on, et Peppa paneb ennast riidesse, siis see iseenesest ei tähenda väiksele lapsele mitte midagi. Kui ta paneb riidesse koos emaga, ema ütleb, nüüd võtame jope ja võtab jope, siis laps saab aru, ahah, see on jope, paneme selle selga. Ja sellele järgneb järgmine liigutus, et pane käsi varrukast sisse. Ahah, et sisse panemine tähendab seda, varrukas on see. Et niimoodi, et see on niisugune lihtsustatud näide selle kohta, kuidas väikene laps tegelikult õpib. Päris elu olukordadest. Ja sealt ekraanilt ta näeb vilkuvat pilti, see köidab tema tähelepanu ja et ta jääb nagu see meeleldi sinna nagu vaatlema. Aga sihuke õppimise efekt on seal minimaalne. Et siin mul slaididel natukene rohkem infot, ma kõike ei hakka teile ette lugema. Et ühe argumendi veel ütlen ka, et vanemaid hirmsasti nagu
nagu teeb niisuguseks rõõmsaks, et näed, et laps seal liigutab ja pani kinni ja leidis selle asja arvutist ülesse ja vaata kui vahva. Ja siin ka on ajuteadlased jälle öelnud, et me ei tohiks ennast lasta eksitada sellest, et laps nüüd mingit olulist asja siin õudselt omandas, sest korduvate liigutuste järele tegemine ei ole lapsele raske. Ta jätab meelde, kus see kastikene oli või kuhu seda peab liigutama. See ei tähenda, et ta õpib eluliselt olulisi oskusi läbi ekraani. Ja ma vaatan, jah, lähebki siit edasi, et väikelaste puhul, siin on mitu põhjust veel, miks mitte anda neile ekraane kätte, on see, et nende silma areng on hästi kiire selles vanuses, ja ta näeb suuri kujutisi, aga ta ei suuda hoomata seda nagu detailirikkust, aga niisugune, kui heli ja pilt seal niimoodi vahelduvad, siis muidugi ta jääb sinna kinni, nagu ka täiskasvanud me jääme sinna kinni. Aga see võib pärssida tema silma arengut, tegelikult normaalset silma arengut. Ja hiljem võib, eks ole, see silmaläätse võimekus langeda selle tõttu, et tal ei arenegi see silma nägemine välja nii, nagu see peaks olema. Ja tegelikult on ka leitud, et laste nagu toitumisharjumused ja ka rüht ja kõik see saab nagu sellest puudutatud, kui laps on passiivselt kuskil ekraani ees. Aga siis, kui me vaatame niisuguse psühholoogilise nurga alt, siis mida avastasid Rumeenia psühholoogid tänapäeva lapsi jälgides, et neil ilmneb virtuaalne autism, et niisugune uus termin tuli kasutusele, ja see võiks küll vanemaid ehmatada, et siis Rumeenia kliiniline psühholoog Marius Zamfir märkas seda, et hästi hüppeliselt kasvas autismidiagnooside arv ja kui ta hakkas uurima, millest see tulenes, siis selgus, et ühine nimetaja nende laste puhul oli see, et 4 ja enam tundi päevas istusid väikesed lapsed arvuti ees. Ja sama niisugust asja märkasid paralleelselt ka Prantsusmaa arstid. Ja nad nägid, et mis nende lastega nagu autismi, mis tunnused siis olid, et nad olid justkui nagu oma maailmas, ülejäänud asjade suhtes ükskõiksed. Nad ei reageerinud nimele, mida võiks sellise arengutaseme juures oleks võinud juba oodata. Nad ei tahtnud väga mängida ega rääkida teistega, hoidsid nagu omaette ja nende liigutustes oli väga palju stereotüüpset kordust näha. Ja kui neid juhendati milleski, siis laps nagu saanud juhendist aru või ei osanud vastata küsimustele või täita kõige lihtsamaid juhendeid. Ja teisipidi võis olla ka tegu sellega, et näiteks lapsed on, et üks osa lastest nagu oli niisugused passiivsed ja endasse sulgunud ja teine osa vastuoksa jälle niisugused agressiivsed ja kelle tunded nagu üldse kontrollile ei allunud ja kui neid nagu kuidagi piirati või midagi teha kästi, siis nad võisid rünnata agressiivselt. Ja näiteks kui seda raamatut kirjutades ma rääkisin ka laste ja spetsialistidega ja nad ütlesid ka, et tegelikult on tekkinud juba täiesti meil ka see olukord, kus rühmas on laps, kes on nii agressiivne ja lõhkuv, et õpetajad on läinud ruumist välja, pannud ukse kinni ja seisnud seljaga vastu ust, et terve rühm nagu on väljaspool seda keskkonda ja õpetaja peab kaitsma ülejäänud lapsi selle eest, et see agressiivne laps neid ei viskaks millegagi või kallale ei tuleks. Et kui me mõtleme, et need probleemid on ainult välismaal, siis see tegelikult ei ole nii. Et meil on seda ka järjest rohkem tulemas. Ja siis ongi, et tegelikult lastearstid soovitavad, et alla 18-kuused lapsed ei puutuks kokku ühegi ekraaniga. Siin all mõeldakse ka tegelikult televiisorit, et kui teil on väikene laps ja te märkate kodus, et televiisor mängib taustal ja laps justkui mängib omaette mängu, siis midagi seal telekas näiteks juhtub, mingi pauk või mingi heli või mingi kiire liikumine ja laps kohe vaatab ja selleks hetkeks katkeb tema mäng, et ta kuskil on kogu aeg teadlik, et see mingi info jookseb tema kõrval paralleelselt.
et seda on nagu raske süveneda sellesse, mis on tegelikult see tema arengu edasiviiv jõud. Ja pärast teist eluaastat siis leitakse, et kui laps kasutab, et siis see võiks olla 1 tunni piires. Ja alates 6-aastasest, siis oleks maksimaalselt 2 tundi päevas see niisugune ekraanimeedia ja siin all peetakse silmas kõiki ekraane kokku. Et ei ole mitte ainult televiisor või ma ei tea, arvuti või iPad, et see on kõik need ekraanid kokku, peaks mahtuma sinna 2 tunni sisse. Ja arstid on hoiatanud, et kui neid piiranguid ei järgita, siis see ohustab tõsiselt lapse arengut. Aga seal Prantsusmaal näiteks need virtuaalse autismiga lapsed, nende puhul hakati ka vaatama, et mida siis saaks teha ja märgati, et tegelikult kui see meedia osa vähendati lapse päevast ja õpetati teda mängima niisuguste tavaliste mänguasjadega, mingi farmi arsti, siis laps suhteliselt ruttu tema niisugune arenguvõime taastus. Aga parem on ikkagi mitte seda asja nii kaugele lasta, et peab kuskilt nagu tagasi astuma hakkama, vaid et heos nagu teada, et see ei ole nagu neile hea. Ja siis on muidugi see, et kui mida rohkem laps on ekraani ees, seda vähemaks jääb tal neid tegevusi, mida talle eakohaselt on vaja teha, et näiteks liikumine 60 minutit päevas, siis areneb lapse tasakaalu tunnetus, liikumine, lihaskond, tugistruktuur. Uni on hästi oluline lapse arengus, ja kui seal juba tekib tal mingi võlg, et siis kõik on juba kehaliselt on ta mõjutatud, organism, immuunsus, emotsioonidega on raskem toime tulla. Energiat on tal vähem ja see omakorda nagu mõjutab ka seda lapse siis arengut, kas siis positiivselt või negatiivselt, et kuidas see olukord parasjagu kellegi kodus on. Nii. Ja siis on USA lastearst on öelnud niimoodi, et kui me lähtume sellest, et sa oled see, mida sa sööd, siis sinu aju on see, mida see kogeb. Ja videomeelelahutus on beebidele ja väikelastele vaimne rämpstoit. Ehk siis nagu eelnevalt oli öeldud, et kui vanem mõtleb, et väike laps areneb seal arvuti taga õudselt, siis ta ei arene mitte kuhugi, sest ta vaatab mingit meelelahutust ja see tema ajule ei tule mitte mingil moel kasuks, tal ei ole tegelikult seda vaja. Et ekraaniaeg muuta lapsele kuidagi kasulikuks ajaks, siis peaks olema vanem seal kogu aeg näpupidi kõrval, juhendama, jälgima, küsima küsimusi, arutlema lapsega koos, tegema nagu midagi ühiselt või mõtestama seda protsessi, et muul juhul on see lihtsalt, et laps nagu veedab seal oma aega ja see aeg tuleb siis selle tavalise arengu arvelt, mis peaks olema nagu loomulik areng. Nii, et ma vaatan, kas siin vahepeal on äkki tulnud mõni küsimus mulle või mõni kommentaar või mõni vastuväide, keegi tahab öelda, et ei, see ei ole nii ja... Ei ole, keegi ei ole sulle vastu väitnud ega ka vahepeal küsinud. Kui te tahate praegu, siis see on see koht, kus te saate mikri panna tööle ja küsida. Aga kui te ei taha, siis Kaire saab edasi rääkida. Ma nagu mõtlen, mul tuleb praegu see näide ka, et võib-olla kui te olete ühistranspordis sõitnud, siis ei ole üldse harukordne näha, et niisugune väikene laps, lutt on suus ja tal on ekraan peos niimoodi ja siis ta käsitleb seda nagu midagi, mis on talle nii tavapärane asi ja samas ta imeb lutti, ehk siis ta ei ole nagu seda oma arengut, mis on temale eakohane, ta ei ole läbi teinud, aga samas on kuskil ta läinud nagu mingisse kohta, mis nagu justkui on temast nagu eespool. Et see ekraanimeedia ei ole nagu imiku igapäevaelu osa tegelikult ei peaks olema. Ja näiteks lapsed ei õpi potil käima, ei õpi riidesse panema. Niisugused nagu mis tõesti tavalisi toimingud nad juba enam ei oska teha, sest et näiteks ka peenmotoorika areneb sellega, kui laps puudutab erinevaid materjale, erinevaid asju ja tõstab asju, näiteks klotse üksteise otsa. On leitud, et osad lapsed ei ole võimelised näppe liigutama enam, sest nende ainukene liikumise suund on selline, nagu ta libistab. Ta ei suuda neid peeneid lihaseid käsitleda ja ka neid on tal vaja, kui ta läheb kooli.
et siis ta peab suutma pliiatsit peos hoida ja seda nii kontrollitult liigutada, et tal tekib mingi käekiri. Et see on nagu see probleemistik, mis võib alata nagu väga vaikselt juba lasteaia east ja siis kooli minnes me näeme siukseid esimesi tagasilööke nende laste puhul. Et lähme siis edasi koolilaps, et see on siis nüüd see osa, mis võib-olla kuulajaskonda täna nagu rohkem mõjutab, aga need teemad, mis ma siin väikse lapse eas käsitlesin, need tegelikult nüüd ilmsemalt juba on näha kooliea vanuses. Ja siis vanemad küsivad endalt, et millal siis ma ostan oma lapsele nutiseadme, aga noh, ma arvan seda eelmine aasta veel, kui ma raamatut kirjutasin, mulle tundus, et vanemad küsivad seda endalt. Nüüd see aasta on mööda läinud, tehnoloogia areneb kiiresti, võimalused arenevad kiiresti. Mul on nüüd niisugune tunne, et ega vanemad enam ei küsi, sest see on trend. See on niisugune nagu elu osaks saanud juba, et kui laps läheb kooli, siis ta saab oma esimese nutiseadme. Ja et kui meie küsiksime nagu Microsofti, ma näen, siin on üks kirjaviga, kaasasutaja Bill Gatesi käest, et millal tema annaks lastele nutiseadmed, siis ta näiteks tema enda lastele ei andnud neid. Ja Stevie Jobs samamoodi tegelikult ta suutis oma seda nutitelefoni kõigile väga edukalt presenteerida ja maha müüa, aga oma lastele ta seda ei pakkunud. Ja siis on New York Timesi üks enim müüdud autor Adam Alter oma raamatus Irresistible öelnud, nagu vihjanud sellele, et need digitehnoloogia loojad käituvad nagu narkodiilerid. Ehk siis järgides seda reeglit, et oma kraamist ennast pilve ei tõmmata. Et siis teistele ma müün, aga ma tean, et kuna ma tean, et see ei ole hea ja see on väga kergesti sõltuvust tekitav, siis ma oma lastele näiteks seda ei anna. Et oma lastele ma annan raamatuid lugeda ja suunan neid kogemustest õppima, aga müüginumbrites tahan siis seda kaupa teistele reklaamida. Ja siis minu jaoks üks väga suur eeskuju ja ma arvan, et temalt meil on veel tulevikus ka palju niisugust nagu head sisendit eestlastele oodata on Jaan Aru, ajuteadlane, kes on ka öelnud, et tema oma lastele nutiseadmed ei taha anda, sest ta nimetab neid nutihävitusseadmeteks. Ja nagu üsna karmilt ütleb selle kohta, sest eks ta on nagu seda kõrvalt näinud ja kui ma temaga rääkisin, siis ta ütles ka, et tal on endal ka olnud see hetk elus, kus see seade justkui võtab üle. Kui raske on seda ära panna, kogu aeg seal midagi vilgub, mingi plõnn käib, siis kohe ju vaatad, keegi kirjutab, siis nüüd see jääb su ajusse nagu kruttima, et peaks vastama, mida ma talle vastan. Keegi midagi postitab, siis juba mõte läheb järgmist rada, et see niisugune nagu see elu läheb hästi harali ja see soov seda seadet võtta ja sinna kogu aeg vaadata läbi niisuguse tähelepanu tõmbamise järjest kasvab. Et sellepärast ta ütleski, et need ei ole midagi muud kui nutihävitusseadmed. Ja ta ütleb veel, eks ole, väga tõsiselt, et oma lapsele me ju morfiini ega heroiini ei annaks. Et kui me annaks, siis ta jääks sõltuvusse ja küsiks seda juurde. Ja ta leiab, et ka väikelaste ja ka suuremate laste see aju võib sellest kergesti sõltuvusse jääda sellest seadmest. Ja eriti väikelaste puhul ta ütleb, et tegelikult vanematel ikka reaalne valik, et kas ma talle annan selle kätte või ma ei anna seda talle kätte. Et see ei ole nii, et laps kuskilt sai selle või see juhtus temaga. Et see on vanemate otsustada, vanemate valik. Aga kooli minnes nüüd me saame, kui laps läheb kooli, siis me tunnetame võib-olla rohkem seda sotsiaalse surve poolt, et kõigil ju on ja kuidas ma siis oma lapse saadan ilma selleta nagu kooli. Aga ka Jaan Aru ütleb, kuigi ta ütleb karmilt selle kohta, et see nutihävitusseadmed, ta muidugi leebub ka osades nagu oma ütlustes, ütleb, et tegelikult ega siis asi pole selles tehnoloogias iseenesest, et tehnoloogia on ju hea ja kasulik, eriti kui me seda saame siin oma kõik digiallkirjad sellega ära panna või mingid e-toimikutes mingeid asju teha või
tuleb sul Maanteeametist teade, et sul juhiload on aegunud ja on vaja uuendada ja siis sul piisabki, et sul on digitaalne pilt ja sa saadad selle ja sul asjad tulevad koju, et sa ei pea nagu kuskil minema. Et see ju teeb meie elu lihtsamaks, aga see mõju peaasjalikult ikka tuleb sellest, et kuidas me neid seadmeid siis kasutame. Et mil viisil, mis on see mõttekus. Ja lapse arengus on ju, ka koolilapse arengus ongi see, et ta nagu aitab seda lapse arengut ainult sel juhul, kui laps õpib sealt midagi uut. Kas ta õpib võõrkeelt, on tal mingi loogiliste harjutuste mingisugune programm seal. Ma tean, osad lapsed koolis teevad seda, nagu lahendavad neid matemaatika ülesandeid kiiruse peale. See on jälle nagu otstarbekas kasutus või nad teevad seal mingid grupitöid ja koostööd. Ja sellistes olukordades peab laps olema ise aktiivne tegutseja, mitte pelgalt tarbija. Näiteks pelk tarbimine on selline olukord, kui mingi laps, neid nimetatakse siis geimeriteks, kes siis nagu filmivad seda, kuidas nad mängivad mingit mängu. Ja siis samal ajal nagu räägivad sinna mingit juttu peale ja siis on mingi hulk lapsi, kes neid jälgivad ja nende seda mängimise stiili siis kuidagi nagu fännavad, aga nad ise selle käigus mitte midagi ei tee. Et ta on lihtsalt nagu vaatleja rollis. Ja siis selle efektiivsus lapse ajule, arengule on tõsiselt küsitav. Ja statistiliselt ja erinevad uurimused näitavadki tegelikult seda, et nii nagu väikelapsed, nii nagu beebid vaatlevad sealt seadmest ikkagi meelelahutuslikke asju või multifilme või videosid, siis samamoodi ka koolilapsed ei tee seal nii palju niisugust nagu arendavat tegevust, kuivõrd just, et see on nagu meelelahutusvahend neile. Ja mis on paha lugu on see, et lisaks sellele on nagu see digimeedia võimaldanud ka nagu koolikiusu viia nii-öelda uuele tasemele, et sealt tuleb nagu neid negatiivseid mõjutusi lastele. Ja kius ei ole ainult mingi halvasti ütlemine, vaid kius on ka gruppidest väljajätmine. Ja mõnikord see võib olla nii, et laps ei teagi, et seal mingi grupp on, mingid inimesed omavahel asju arutavad, aga keegi, et ühel hetkel ta saab siis nagu mõistab, et mingi seltskond jagab omavahel mingit infot, millest tal nagu puudub ülevaade ja ta täpselt ei tea ka, miks teda sinna siis kaasatud ei ole. Ja juhul, kui on ainult üks laps välja jäetud, siis igal juhul see annab niisuguse kiusu elemendi selle lapse jaoks. Aga kiusamiseks on neid vahendeid netis hästi palju. Näiteks luuakse niisuguseid libakontosid kellegi kohta või algatatakse mingisuguseid kellegi vihkamiskampaaniaid. Ja hiljuti jõudis ka minu juurde üks koolilaps, emaga koos tulid ja tema ütles, et oligi niisugune koolikiusamise olukord juhtunud ja ta pidi selle tulemusel ta vahetas kooli. Ja see kius oligi siis nagu netis, kus siis pool klassi olid nagu kirjutanud, ma vihkan sind, ma vihkan sind, ma vihkan sind. Ja saatnud siis selle portsu neid vihkamissõnumeid siis selle siis minu kliendile. Et seda on nagu interneti teel on nagu lihtsam teha, et see sõna läheb teele ja kinnistada ta nagu enam ei püüa. Ja nendes olukordades vanematel ei ole väga lihtne tegelikult nendega toime tulla. Et need on niisugused keerulisemad olukorrad või keegi hakkab sind ründama kuskilt ja avalikult või halvustama sind avalikkuse ees. Et lapsed jäävad nende olukordade lahendamisel jänni. Nii. Ja siis jällegi, mis arvud näitavad, et keskmiselt on lapsed nutiseadmetes 3,6 tundi päevas ja nad mängivad mänge ja vaatavad videosid. Ja praegu
mis on asja nagu keerulisemaks teinud, on see, et kui tuli see nutitelefon, mis ongi väga kiire, hea ekraaniga, mängud mängivad paremini, et need varasemad mängud nagu hakkisid seal kinni, aga nüüd on põhimõtteliselt võimalik sul mängida igal pool, bussipeatuses, käigu pealt, poesabas seistes. Noh, see mängimine on nii levinud, et kui varem olid niisugused mängijad pigem nagu poisid, siis nüüd on see levinud ka tüdrukute sekka ja ka niisuguste koduperenaiste elu osaks on niisugune mängimine saanud. Ja siis statistiliselt on ilmnenud ka see, et need lapsed, kes on veetnud seadmes enam kui 2 tundi, et tegelikult nendel on märgatavalt juba probleeme mälu ja nuputamisülesannetes ja keeleliselt kui need, kes on seal seadmetest nagu vähem aega olnud. Et see ajafaktor siin ikkagi annab jälle tunda. Ja kooliõpetajad nüüd, mis ma nendelt olen kuulnud, siis see, et kuna nutiseadmes kõik asjad käivad kiiresti või arvutis, siis laps ootab, et elu käiks kiiremini. Ja siis ongi öeldud, et õpetaja peaks klassi ees kiiremini rääkima, sest ta räägib liiga aeglaselt. Ja laps tahab hästi kiiret tagasisidet, sellepärast et arvuti nagu annab talle kiirelt. Mängus ta saab kohe aru, kas ta läks paremaks või ta läks halvemaks, kas ta sai surma, kas ta sai järgmisele levelile edasi. Ja tänapäeva lastel on tekkinud selline ootuse saada endale hästi kiirelt tagasisidet. Teisalt on neil keeruline oma tähelepanu mingile ühele tegevusele koondada ja seda seal hoida. Ja see on ka sellest, et kui nagu kogu aeg midagi vilgub, siis see tähelepanu on täpselt niisugune nagu harali, et ma korra vaatan sinna, siis ma vaatan sinna, siis ma vaatan sinna ja niisugune süvenemise võime sellest tulenevalt mõnel lapsel ei pruugi täielikult välja arenedagi. Et see põhikooli iga on see, kus me õpime keskenduma, asju pähe tuupides, mõnikord õpime, aga see parandab meie mälufunktsioone. Praegu on leitud, et lastel järjest see mälufunktsioon kehveneb, sest kõike, mida on võimalik guugeldada, pole vaja pähe õppida. Ja siis lähtutaksegi sellest, et ma guugeldan, ma vaatan, ma ei peagi süvenema, ma ei peagi sellest asjast aru saama, et ma saan kohe kuskilt selle vastuse kätte, kui ma tahan. Ja õpetajad on näinud ka seda, et niisugune funktsionaalne lugemisoskus on lastel vähenenud. Ehk see, et ta võib nagu lugeda need tähed kokku, aga ta ei saa sisust aru, et mida ma lugesin, mis on see mõttekus seal taga. Et need on ka niisugused juba elust enesest ja siis üks õpetaja ütles nii ilusasti, et laps vaatas raamatut ja siis hakkas näppudega seda lehte suumima. Et see liikumine või siis tahtis lehte keerata ja siis nagu pühkis seda nagu üle ekraani, aga leht ei liikunud sellest, et ta nagu see arusaamine sellest, et see on ruumiline asi, mitte nagu ekraan. Osadel lastel läheb juba sassi. Mis ma kuulsin ka ühe kliendi käest. Ükskord oli see, et ta ütles, et tema laps läheb nii mängudesse sisse, et ta nagu räägib kellegiga omaette. Tähendab, ta tuleb nagu arvutist välja, aga samas tema peas jookseb see nagu pilt edasi. Ja siis ta räägib omaette, just kui oleks keegi temaga koos ja siis teeb niisuguseid võitlusliigutusi sinna kaasa. Ja siis ma ütles, et ma arvan, et see on täiesti normaalne. Et ma ei tea. Ma ei ole kindel, kas see on päris see normaalsus, mida me oma lastele tahaksime. Et selles mõttes, et kui ta näiteks kuskil koolikeskkonnas niimoodi vehib, võib-olla teised lapsed vehivad ka, seal ei tundu imelik, aga kui ta tööturule läheb ja siis teeb niisuguseid kummalisi liigutusi, siis võib jääda ikkagi natukene nagu imelik tunne või kui ta räägib kellegagi ja kedagi ei ole ruumis. Et siis ma ei tea, kui tööandja sellist inimest näeb, et mis ta arvab, et kas võtaks tööle või ei võtaks, et kas see inimene on minuga siin samas reaalsuses või tal on kogu aeg mingisugune teine dimensioon jookseb kõrvalt. Ja selle lapse endaga suheldes tekkis minul küll tunne, et kuivõrd ta tajub seda reaalsust, kus ta elab. Kas ta saab päriselt aru,
et oli ikkagi tegu juba niisuguse 13-14 aastase noormehega, aga mul tekkis küll küsimus, et kuivõrd see reaalne elu on tema jaoks reaalne või mis sfäärides ta päriselt toimetab. Et mulle jäi see nagu arusaamatuks. Aga siis nagu selline ekraan ei ole ainult see pelgalt niisugune psühholoogiline mõju, vaid tal on ka selgelt mõju kehale. Et on järjest rohkem lastel une nägemishäireid ja rühi- ja kaaluprobleeme. Ja samuti vaimse tervise probleeme, sest et ei osata enam otse suhelda. Istutakse kõrvuti, saadetakse üksteisele sõnumeid, mitte ei räägita nagu sõbraga, et kuule, mis teed, vaid et siis sõnumi teel nagu kaks last võivad tükk aega omavahel arutada asju. Õpetajad on öelnud, et lastel on raske silma vaadata neile ja niisugust otsekontakti välditakse ka. Et mingis osas ma mõtlen, et need lapsed tänapäeval on niisugused hästi kuidagi nagu julged või enesekindlad, tundub nagu. Aga kui neil on vaja ühendust võtta kellegagi, küsida kasvõi, et kas ma saaksin nagu suvetööle tulla, siis nad ei julge niisugust lihtsat kontakti, ei pruugi julgeda nagu teha või astuda seda sammu. Et kohati nagu niisugune tunne tekib, et mingis osas on meeletu enda ülehindamine ja mingis osas on täielik ebakindlus enda osas tekkinud. Nii. Ja siis see ööune vajadus on 9–11 tundi lastel, sõltub inimesest, aga see on kujunemas defitsiidiks. Ja seda sel põhjusel, et kui laps nüüd veel ei ole üldse harukordne, et laps istub õhtul veel niimoodi nina ekraanis või tal on klapid kõrvas ja siis ta jääb magama mingi muusikasaatel. Et muidu ta ei uinu, siis tema uinumist hakkab pärssima see sisu, mida ta sealt vaatab, et see on liigselt teda stimuleeriv ja teisalt siis see ekraanivalgus, mis tõttu keha ei hakka tootma melatoniini, mis omakorda on vajalik selleks, et me uinuksime. Et keha saab läbi ekraani sellise pideva sõnumi, et tegelikult on päev, me ei pea veel magama jääma, aega on. Ja siis, kui laps näiteks panebki mingi 11-12 enda selle ekraani kinni, siis tegelikult kehal läheb veel aega, et aru saada, et nüüd tõesti me peaksime magama heitma. Ja seda on näiteks algklasside õpetajad märganud, et tegelikult esimene kooliaste tuleb kooli ja nad on juba väsinud ja nendel ju ei ole nii palju tunde, et see peaks nagu nii koormavaks osutama nendele koolipäevaga, et seda on nähtud. Kaire, ma segan sulle korraks vahele, sest Merike on meile kirjutanud, et tema ei näe mingeid slaide üldse. Ta küsis, kas ta üldse peaks mingeid slaide nägema, aga Anni samal ajal näeb. Anni, ma ei teagi, kuidas Merikest aidata, kas Merike peaks jälle sisse ja välja käima äkki või? Merikesel on täna mingi telefoniga sees. Mulle tundub. Ma saan nüüd rääkida. Ma tahtsin öelda, et ma pole ühtegi slaidi näinud. Meil on siin väga ilusaid slaide juba jooksnud pikka aega. Sellepärast ma mõtlengi, et ma kuulen, et räägib ja ma näen, et ta nagu keerab, nagu niimoodi krutib neid slaide. Mõtlen, et ma ei tea, et mina ei näe mitte midagi. Et ilmselt võib-olla sellest juhtus, kuna mul oli vahepeal kõne, ma võtsin kõne vastu ja siis kadus mul nagu kõik ära. Et heli läks ära, eks ole, ja ilmselt siis ka see slaid, aga tavaliselt see slaid tuleb mul siis ette, kui ma lükkan ette nagu kõneleja pildi. Aga kas sa Kairet ennast nagu näed kõnelemas? Ja ongi, teda ma näen. Tavaliselt ongi niimoodi, et kui ma lükkan nagu tema ekraani ette, et siis ma näen tema asemel slaidi, aga ma näen ainult teda ilma slaidita. Aga äkki sa pead siis korraks uuesti sisse ja välja proovima. Ma ei oska ka midagi muud praegu pakkuda. Okei, ma lähen uuesti välja ja tulen aga tagasi jälle. Kirjutama. Ja, okei. Ja anname Kairele sõna tagasi. Tehnoloogia on ja. Just. See on alati üllatusi täis. Aga kas vahepeal mingid küsimusi või keegi tahab midagi vaielda minuga? Ergutan vaidlema, ütlema, et ei, mis sa räägid? See ei ole nii. Raske on vist
vaielda või tahad sina vaielda? No mina oleksin vahepeal tahtnud vaielda, aga Liisa ütles, et ei ole mõtet vaielda ja nüüd ma sättisin ennast just kirjutama küsimusi. Aga nüüd mul läks küsimus ka meelest ära. Aga lähme edasi, äkki mul läheb küsimus meelde, siis ma kirjutan. Kui sul tuleb meelde, siis ütle ja siis me saame arutleda, sest et see, mis mina praegu räägin, ega see ei ole siis ka mingi niisugune igavene tõde, et siin on nagu lihtsalt need erinevad uurimused, mis on minule kättesaadavaks osutunud ja mida siis nagu praktikud on ka kuidagi oma elust öelnud, et jah, et seda nad märkavad, on ju. Aga et kui on mingit muud nagu arvamust, et siis see ei ole automaatselt vale. Et seda võib rahulikult mulle mõista anda. Nii. Ja siis, aga mis on nagu hästi tõsiselt murekohaks ka Eesti arstidele on see, et laste see ülekaalulisus kasvab järjest. Ja et väga lühikese ajaga on juba niisugune ka tõsine kaalutõus juba, et kui ennem oli nagu ülekaalulisi 6%, siis nüüd juba 41%. Noh, et see tõus on ikkagi mõne aastakümne jooksul olnud ülisuur ja Tallinna lastehaigla väga pikaaegne arst, kes ongi tegelenud hästi palju ülekaaluliste lastega, ta ütleb, et see ei ole geneetiline, vaid see on see, et laps istub ekraani ees ja sööb ja ta ei pane tähele, kui palju ta endale sisse sööb. Ja kui meie aju on nagu hõivatud mingist pildist või siis on niimoodi, et me nagu seda signaali, mis meie kehast tuleb, me enam ei kuule. Et muidu laua ääres istudes ma söön ja siis söön rahulikult, aeglaselt tähelepanuga ja siis ma saan kehast nagu signaali, et nüüd on kõht täis, et aitab küll. Aga arvuti ees ma ei märka seda, siis ma lihtsalt ahmin endale seda toitu sisse. Ja siis on leitud ka seda, et rühivead on järjest sagenenud, sest et laste nagu selline tegutsemine on läinud nagu piiratumaks. Lasteaias veel liigutakse, aga koolis on siis kõik toimub pinkides ja kui on vahetund, siis istuvad kõik seadmetes. Ja et on märgatud, et isegi algklassi lastel on juba lihasjõudlus nii nõrk, et nad ei jõua oma jalgu 2 kordagi üles tõsta või täiskükki laskuda. Et see tundub nagu meile natukene uskumatu, mõeldes jälle tagasi oma lapsepõlvele, et kus sai igast asju tehtud ja ronitud ja rahmeldatud, siis praegu nagu näha seda pilti tundub ehmatav, et kas tõesti see saab nii olla. Ja siis on nutikael on üks niisugune põhiline probleem laste jaoks, sest et kui me mõtleme, et see kaelalihased peavad meil hoidma üleval pead, mis kaalub keskmiselt 5 kilo ja kui see pea on niimoodi kogu aeg all, siis ta nagu rõhub nendele kuklalihastele liiga tugevasti ja põhjustab sealt lastele juba vaevusi. Ja rüht ise ka, et kui laps nagu vajub ära, et siis keha tegelikult saab nagu niisuguse signaali, et meil on midagi pahasti, et niisugune sirge keha annab ajule signaali, et meil on jõudu, meil on energiat, aga kui laps on nagu niisuguses asendis kogu aeg, siis see keha nagu ütleb talle, et me oleme väsinud, meil on midagi pahasti või meil on halb olla. No jehuu, nüüd on kõik tagasi. Tore. Ma ütleks, et olgu neetud see nutimaailm, palju lihtsam oleks näost näkku. Just, olen nõus. Nii. Siis kui lapsele see esimene nutiseade soetatakse, tuleks tegelikult talle õpetada küberhügieeni. Aga meie, eriti Eesti lapsevanemad kipuvad arvama, et lapsed on nagu sündinud seal netimaailmast, nad teavad juba enne sündi, kuidas need asjad kõik käivad. Et nad teavad, et me ei pea neile rääkima, aga tegelikult nad ei tea. Ja me tihtipeale ei tea seda, mida nad ei tea. Me arvame, et nad nagu teavad, aga alles siis, kui juhtuvad mingid vead, siis me saame aru, et oleks pidanud sellest rääkima. Ja tegelikult see on nagu meie vastutus vanematena, et me peame nagu lastele seda õpetama, kuidas käituda
avalikus kohas ja internet seda vaieldamatult on. Ja see on meile uus asi, sellepärast et kui meie olime lapsed, siis me ei olnud ühenduses terve maailmaga. Ei olnud niimoodi, et ma läksin kooli, ma sain nutiseadme ja ühtlasi ühenduse terve maailmaga, kui ma tahtsin. Aga praegu on see lastele võimalik. Ja siis on vaja õpetada turvalisuse kohta asju, mida me isegi ei tea tihtipeale. Et siin ma tahan näidata ühte raamatut. Ma ei tea, kui te näete minu seda ekraani võib-olla ka natukene, et Diana Poudel on kirjutanud raamatu Turvaline internet. Ja siis, kui teil kunagi veel on seda teemat plaanis jätkata, siis mina soovitan kindlasti teda kutsuda rääkima, sest tema teab niisugustest turvalisuse asjadest hästi palju ja ta on kirjutanud või tähendab, ta on teinud isegi lauamängu siukse, et kuidas õppida neid riske maandama ja vältima ja märkama, et mis seal on. Et siis ma temaga soovitan küll nagu ka koostööd teha, et tema käib koolides ka rääkimas sellest, et just nimelt seda turvalisuse poolt. Ja siis on ka see, me peaksime lastele tutvustama, et mida sobib endast jagada, mida mitte ja kuidas suhelda. Ja näiteks, et me peaksime lapsele rääkima, et kui tema teeb TikToki videosid, et siis üldse seda esiteks peaks üldse läbi arutama, et kas sa lubad tal seda teha ja kas ta tohiks seda üles panna ja miks ta peaks seda üldse üles panema ja nii edasi. Ja siis teiseks, et kui ta neid teeb, et milline on see taust, mis sealt kodust paistab ja kas tuba on korras ja kas ta on ise viisakalt riides. Et need niisugused elemendid on hästi olulised. Laps on liiga väike, et selle peale mõelda ja jube paha on see, kui keegi hakkab tema üle hiljem naerma, et näed, ta tegi seda või teist, et siis, et vältida nende olukordade tekkimist, siis peaksime me eos nagu ennem kui see laps selle seadme kätte saab, me peaksime talle rääkima, mismoodi siis seal peaks käituma. See on niisugune see asi, mida peaks. Siis on veel see, et me peaksime läbi rääkima, et kuidas seda seadet kasutada ja millised saavad olema piirangud ja kui piirangutest kinni ei pea, mis on tagajärjed. Et see on nagu hästi-hästi oluline pool, mida me hakkame märkama siis, kui meil tekivad probleemid juba. Ja kui me oleme lapsele piirid kehtestanud, siis järgmiseks hästi oluline olla selles järjepidev. Ja seda on meil vanematena ausalt väga raske teha. Ja siis on jätkuvalt see soovitus ka, et tegelikult, et hoida oma lapse füüsilist emotsionaalset heaolu, siis see piir võiks ollagi see, et lapsed ei oleks seal ekraanis üle 2 tunni päevas. Ma arvan, et reaalselt seda on väga keeruline kehtestada, seda piiri. Väga paljudel on seda keeruline panna. Ja meie veebipolitseinik Andero Sepp on öelnud sellist asja, et tema tunne on selline, et justkui jäetaks lapsed New York Times Square'ile maha ja öeldakse, kohtume Eestis, aga tule ise, vaata, kuidas koju saad. Et nagu see internetimaailmas see laps ongi nagu niimoodi, et saab seadme kätte, tee, mis tahad, on ju. Kui probleemi on, siis anna märku, aga laps ei saa arugi, et tal on mingi probleem. Siis ta ütleb, veebipolitseinik ütlebki, et vanematel pole õrna aimugi, mida laps nutimaailmas surfates teeb. Ja see on nagu probleem. Diana Poudel rääkis mulle ühest loost, kus oli tema koolitusele tuli ka ema niisugune ja siis tema poeg ja ema ütles, et oi, et meie sellest nutimaailmast ei tea kohe mitte midagi ja laps ka üldse ei tea. Ja siis pärast tuli välja, et lapsel oli oma YouTube'i kanal ja tal oli juba 60 inimest, kes teda jälgisid. Ja võibki olla, et su lapsel on kuskil TikToki konto, kus ta mingisuguseid videosid teeb ja sa ise ei teagi seda. Et need asjad on nagu hea arutada või et ta näitab teie kodu ja näitab seal asukohta ja mis teil kodus on, mis tehnika teil on, et ta ei ole teadlik sellest, et kõik see jääb kaamerasse. Aga niisugused lapsed võivad olla nagu väga kerge saak siis inimestele, kellel on huvi neid ära kasutada ja me kunagi ei tea, kus need inimesed parasjagu siis neid lapsi võivad varitseda.
et ma nüüd siin rohkem nagu väga pikalt ma ei süvene sellises netipervertide teemal, et raamatus ma kirjutan sellest pikemalt, aga noh, mulle nagu jõuab ka järjest rohkem niisuguseid lapsi, kes on siis kuidagi seal internetimaailmas sattunud mõne sellise veidra inimese otsa, kes hakkab temaga suhtlema ja temalt asju küsima ja algul on väga sõbralik ja tore ja saadab endalt midagi, siis ütleb saada vastu ja see niisugune lapsega manipuleerimine on nii peen mehhanism, et laps ei saa arugi, kuidas ta tõmmatakse sinna kärbsepaberile kinni. Ja siis ta on nagu püsti hädas selle olukorraga, et mis nüüd seal peale hakata. Ja ütleme, et rohkem on ohustatud niisugused lapsed, kellel on peres probleeme, kelle vanemate vahel on probleemid ja neil ei ole aega lapsega tegeleda, laps ei saa tähelepanu või seda vajalikku hoolt ja siis ta hakkab sealt nutimaailmast otsimagi mõnda inimest, lähebki võib-olla mingitesse kohtadesse, kus ta loodab leida tähelepanu, aga ta ei saa aru, et ta on haavatav ja täiskasvanu oskab selliseid lapsi väga hästi manipuleerida ja ära kasutada, kui tal on see huvi. Et noh, näiteks oligi mul üks laps oli seansil ja lükkab mulle oma seadme nina alla ja ütleb, et kuule, vaata, et kas see on normaalne, et mulle niimoodi kirjutatakse. Ja siis oli seal, ta oligi suhtluses ühe inimesega, kes oli siis enda nimeks võtnud naise kehaosa. Ja siis nagu jutt oli ikkagi selline, et kuhu see laps peaks oma näpud toppima ja mida ta peaks endale tegema, et niisugune üsna rõve jutt oli seal ja laps siis nagu püüdis seal siis kuidagi hakkama saada, ütles, et ma ei taha teha ja pani sinna selle smaili nagu, et noh, ära pahanda, aga ma ei tee seda ja siis tuli sealt, et mis mõttes, miks sa ei tee, et mingi imelik oled ja laps ütles, et ma ei taha ja siis tuli see dialoog jätkus ja lapsel ei olnud oskust, kuidas sellest välja tulla. Ja siis laps küsib mu käest, et on see normaalne või mis ma nüüd teen. Et niisugune, see ei ole nagu üldsegist, ütleme nagu haruldane asi enam. Aga samas osad lapsed ongi sellised ka, kes nagu otsivad niisugust mingid totud täiskasvanud, kellega siis manipuleerides, nad kihistavad seal naerda, kui nad mõne niisuguse inimese nagu endale kuidagi sinna kontaktiks saavad ja kui see hakkab siis niisugust nilbet juttu ajama, siis nad seal kihistavad seltskonna tüdrukutega või poisid siis, et näed, kus on rumal ja siis, kui asi läheb nagu teravamaks, siis katkestavad selle kontakti ära. Et lapsed on nagu tänapäeval nagu, et kes rohkem teadlik, kes vähem, kes rohkem haavatav, kes ise riski otsiv, et see internetimaailm seda kõike neile võimaldab tegelikult seal möllata nii, et pärast ei tea, kuidas neid olukordi lahendada. Ja võib-olla üks probleem, mis siin on veel, on see, et näiteks kui laps hakkab ise oma mingi YouTube'i kanalit tegema ja postitab sinna videosid, siis need tihtipeale on niisugused algelised ja kaaslased võivad neid hakata sellepärast norima ja narrima ja nad võivad saada niisugust halba tähelepanu. Et see on üks pool ja teine asi on see, et kui nad natukene suuremaks saavad ja vaatavad, oi, mis ma postitasin, õudne lugu, jube piinlik. Nad ei saa neid enam maha võtta, sellepärast nad ei mäleta oma paroole enam. Et mis olid need paroolid, millega need kontod said tehtud. Ja siin pöördutakse siis veebipolitseinikute poole, et kuidas seda maha saada. Aga see protsess on väga vaevaline, keeruline ja tihtipeale ei pruugigi anda tulemust. Et see on nagu mitme riigi omavaheline koostöö ja kuidas siis nagu see kanal siis viitsib reageerida, et neid probleeme on hästi palju, et kas nendel on aega nagu tegeleda nende üksikjuhtumitega. Ja siis, kui laps tahab tööturule jälle siseneda ühel hetkel, siis tööandja guugeldab ja võib leida mõne natuke naljaka video, et siis see jätab ka nagu paha maigu inimesele, et see jälg sealt internetist ei taha nagu kuskile kaduda, kui see on juba sinna maha jäetud. Nii, aga mis kokkulepped siis üldiselt võiks nende lastega olla, kui on otsustatud, et see seade tal nüüd on olemas? Et siis üks asi on näiteks see, et kasutame seadmeid nähtavas kohas
et me ei taandu nendega kuskile vetsudesse ega magamistuppa. Näiteks magama minekul küll võiks olla see reegel, et need seadmed jäetakse kuskile kapinurga peale ja neid me enam ei kasuta teatud kellaajast. Just selle mõttega, et see aju saaks nagu rahuneda ennem, kui siis see päris uinumise hetk käes on. Tuleb kindlasti öelda, et niisuguseid ebasobilikke pilte ei tohiks edasi saata ega salvestada. Et nagu mida lapsed jagavad, mõned lapsed võivad jagada väga niisuguseid räigeid, ehmatavaid videoklippe, nagu kus loomi piinatakse näiteks. Ja see on niisugune nagu mälupilt, et ühesõnaga, et kui sa seda näed, siis on seda raske enda mälust ära kustutada enam, kui ta on sulle juba seal ette vilksatanud. Ja see võib olla osadele lastele ikkagi väga pikalt jätta niisuguse jälje, et niisugune räigus, millega aju ei suuda toime tulla, et see ehmatab nagu ära. Niisugused hirmutavad elemendid on vahepeal liikunud laste seas. Ja siis on uus probleem, on niisugune sexting ehk siis pildistatakse ennast kuidagi paljalt ja siis saadetakse omast arust kellelegi, kes on nagu usaldusväärne, aga niisugused laste omavahelised läbikäimised, et kord on sõbrad, siis ei ole. Ja kui see sõprus otsa saab, siis võib juhtuda, et need pildid hakkavad levima. Ja siis ongi, et kellelgi jube naljakas, et näe, vaata, et see oli seal paljas, et siis see tekitab lapsele väga-väga palju ebamugavust ja piinlikkustunnet, aga need pilte me ei tohi, et seadus keelab tegelikult, kui on lapsele nagu see kättesaadavaks saanud selline kujutis, ta ei tohi seda salvestada ja ta ei tohi seda edasi saata ja alates 14. eluaastast on see karistatav. Ja lapsed seda tihtipeale ei tea, nende jaoks on see ihihi, ahaha. Et tuleb politsei kooli ja ütleb nii, kõik kustutage oma nutiseadmetest see pilt ära, mida te levitasite ja grupid sulgege ära, aga keegi on juba jõudnud selle oma seadmesse kuidagi salvestada. Ja siis see pilt liigub ikka edasi. Et tavaliselt nendel piltidel on ka niisugune digitaalne jalajälg. Ja kui mingi ebasobiv pilt hakkab netis uuesti liikuma, siis tegelikult politsei saab selle kohta infot. Ehk siis lapsest võib saada nagu tema enda teadmata kurjategija. Ja selle peale lapsed ei tule. Et sellepärast on oluline rääkida, et mõtle, et kui sul oleks mingi niisugune piinlik värk, et kas sa nagu tahaksid, et keegi seda näeks ja kui sa tunned, et see nagu sulle ei ole päris okei, et siis ära teistele ka tee. Et see on niisugune hästi lihtsasti mõistetav reegel. Kui sul endal oleks paha, ära seda pilti jaga, ära salvesta seda pilti, ära saada edasi kellegile. Ja siis kui on niisugune althõlma niisugune nõuanne ka, et mina ei tea, kuidas te selle oma lapseni viite, võib-olla õpetajad koolis saavad rääkida, et niisugune tahaks piire katsetada hirmsasti ja võib-olla tuleb see imu ikka, et saadaks sellele oma poissõbrale või tüdruksõbrale siis mingi kehast mingi elemendi, et pildista siis nii, et su nägu ei ole näha. Pildista nii, et sa ei ole ära tuntav kuidagi. Et see on nagu üks viis, kuidas ennast kaitsta, sest et ühel hetkel sa ei tea, kuidas need suhted kujunevad, võib-olla ei juhtu midagi, aga kui juhtub, et siis vähemalt sinu enda nägu ei ole see pildi peal. Ja siis, et niisugune soovitus võiks ka olla, et kui sul tulevad sõbrad külla, siis me nagu ei võta nutiseadmeid endaga kaasa, vaid me suhtleme oma sõpradega näost näkku. Et see oli üks küsimus ka, eks ju, mis täna tuli mulle ennem loengut, et lapsed nagu ei julgegi üksteisega enam suhelda, aga siis seda pidi me edendamegi, et meie kodus on niisugused reeglid, et meil siin on nutivaba aeg, et saate mängida mingeid muid asju, saate koolitöid teha, aga et mitte nagu meie juures ei käida nagu mängimas. Aga ma arvan, et niisuguseid kodusid, kus mängimas käiakse, neid on palju, siis võibki juhtuda, et lapsed jooksevad hoopis sinna kodusse, kus saab rahulikult nokkida oma seadmeid. Ja siis võib ka olla see, et kui teie kodus on mingid reeglid, siis need reeglid laienevad ka sõpradele. Meeldib see neile või mitte, on ju. Ja siis ka see, et õhtuti lülitatakse net välja teatud ajal või lepitakse kokku, et sellest peale me ei kasuta seadmeid ja lastele on see algusest peale teada, see ei tule üllatusena.
et meie maja reeglid on sellised, nad võivad protesteerida, öelda, aga neil seal teises kodus on hoopis teistmoodi. No ja siis ongi, et nojah, et igas kodus omad reeglid, et meil on siin niimoodi ja et meie mõtleme, et see on teie huvides ja teie aju ja keha huvides, et siis ongi, kodud on erinevad, et sellisele lapse protestile me ei pea vanematena alluma. Nii, kas on vahepeal tulnud mingisuguseid küsimusi või mingeid kommentaare? Ei ole. Ma võiks öelda küll, et ma võiks tegelikult hästi palju rääkida. Ma segan korraks vahele. Aga kas meil Sveta pärastpoole on see mingi aruteluaeg või? Kaire. Ja, ikka. Et selles mõttes, et ma ei pea neid juba praegu ütlema, sest ma võiks hästi palju praegu rääkida. Ma võiks võtta osaliselt üle asja oma küsimuste ja jutuga, aga et kui pärastpoole on meil see mingisugune aeg, see aruteluaeg, mis on mõeldud, et siis võib seda ju seal teha. Et ma ei tea, kuidas teil endal parem on. Ja ma arvan, et meil juba õige pea, Merike, sa saad küsimusi esitama. Ma ei taha nii väga küsida, ma tahan rääkida lihtsalt õudselt tahaks rääkida. Sa saad seda, sa saad. Okei. Et siis ka see asi, ma loodan, et vanemad nüüd järjest rohkem teavad, aga ma igaks juhuks ikkagi räägin seda ka, et on olemas igasugused viisid, kuidas rakendada seda vanema kontrolli siis seadmetes. Et näiteks väga lihtne on lapsel sattuda veebis mingi siukse sisu peale, mida sa ei taha, et ta näeks. Need võivad olla killer-videod, need võivad olla pornograafilised asjad. Ma ütlen, üks laps kogemata guugeldas, otsis kasside pilte ja siis kiisu või midagi sellist ta guugeldas ja siis sattus pornograafilisele lehele. Ja ehmatas täiesti ära, eks ole, et seal oli võib-olla mingi seksikiisu, mingi niuke asi, mille peale ta ei märganudki, et see otsing kuidagi viskas talle selle lampi kohe sinna ette ja laps niimoodi ehmatas ära, et kuhu ma sattusin, ta ei julge elus enam neid kassipoegasid otsima minna. Aga et sellist asja lapsega juhtuks, siis saab panna peale piirangud erinevates otsingumootorites on safe search. Muidugi lapsed on nii nutikad, osad suudavad sellega maha võtta, aga siis me peame nendega rääkima, miks on oluline, et see seal peal oleks. Ja on piirangu režiim, on näiteks YouTube'i kanalil on restricted mode, et kui sa otsid selle paned, aga mis juhtub siis ka, et sa ei näe sealt alt videode all olevaid kommentaare, et see võib täiskasvanud ennast häirima hakata, et ma vaatan seda videot ja ma tahaks näha, mida keegi arvab, aga see võtab kõik need kommentaarid sealt ära. Aga see restricted mode ei anna seda totaalset kaitset, sellepärast et YouTube'i laetakse meeletutes kogustes videosid üles ja nad ei suuda neid kõik läbi käia. Et see ei ole 100% tõhus, aga ta mingisuguse niisuguse kaitse siiski annab. Siis saab näiteks, et kui sa tahad teada, hoida ennast kursis ikkagi, kus su laps käib ja mida ta vaatab, et siis saab vaadata seda veebilehitseja ajalugu. Mõned vanemad teevad seda salaja niimoodi, et laps ei tea. Mina arvan, et igasugune niisugune salatsemine või lapsele näiteks osad ju panevad peale siukese selle, et ma jälgin, kus ta on, et seda me saame ka panna, seda tema liikumist vaadelda. Et kui sa seda rakendad, et siis mina arvan, et niisugune eetiline on lapsega see läbi rääkida, et see ei ole nii, et laps on monitooritav kogu aeg ja sa tead, kus ta parasjagu liigub. Et see võib tekitada niisuguse halva tunde, et keegi kogu aeg silma kuklas. Et laps peaks selliseid asju teadma ja siis, kui on käia see veebilehitseja ajalugu üheskoos läbi, et siis saab arutada ja mõtiskleda, et see on niisugune, et ma loon kontakti lapsega, mitte ma ei kontrolli teda, vaid ma arutlen temaga, et mis sa nägid, mida imelikku, mida põnevat, kuidas sulle see olustik seal tundub või mis sind ehmatas, et siis ma saan aidata tal mõtestada seda sisu, mis ta on seal näinud. Ja siis on igasuguseid tehnilisi vahendeid on ka veel, kuidas sa seda vanema kontrolli saad rakendada. Ja siis üks niisugune, mida ma ise ka olen kasutanud, et osaliselt sa saad võrgu kaudu seda teenust endale sisse osta, aga siis on ka Google'ile on niisugune tasuta rakendus Family Link
ja siis sealt sa saad näiteks limiteerida nagu lapse, et sa seod oma lapse nutiseadme sellega ja siis sa saad panna talle niisugused ajalised piirangud, sa saad panna, mis kell õhtul net välja läheb. Sa saad panna nädalapäevad, kui neti üldse ei ole. Ja siis näiteks laps ei saa endale mida iganes alla laadida, ta peab sult luba küsima. Ja noh, seal on ka jällegi igasuguste niisuguste piirangutega võib tekkida nagu mingi lapsele teatavaid ebamugavaid olukordi, et ühe lapsega näiteks oli selline asi, et ta oli niisugune teismeline, koolis oli vaja teha seda kodutööd arvutitunnis ja ta ei saanud endale seda asja alla laadida, sellepärast et tal oli family link peal. Ja ta nagu helistas vanemale, et kuule, äkki sa annad mulle loa, et ma saan selle asja alla laadida, aga vanem töötas, ei saanud kohe vastata. Ja lapsel oli jõle piinlik, ei saanud nagu klassikaaslastele ka öelda, et teate, et mu vanem monitoorib mind. Et nagu ei taha öelda, sellepärast, et kõigil teistel ju ei ole nii. Aga meil on nagu, et see lastepõhiline jutt on ja siis ongi, no jah, teistel on teisiti, meil on nii. Et ja mina nagu toetan tegelikult vanemaid, kes tahavad seda jälgida last, et see ei ole midagi valet, lihtsalt me ütleme lapsele, et ma teen seda, et siis on nagu see aus ja avatud, aga et seda me peame tegema, sest seal netis on ikka kõike, mida me ei taha, millega nad kokku puutuksid. Nii. Ja siis küsimus, et kas meie peres on nüüd juba probleem selle digiseadmete kasutamisega on see, et niisugune, meil ei ole nagu niisugust klassifikatsiooni, et tegu on nutiseadme sõltuvusega. Meil on nagu kliiniliselt me saame mängurlusest sõltuvust, me saame diagnoosida, aga niisugust digiseadme sõltuvust ei ole otseselt, kuigi vanemad seda omal nahal ikkagi kogevad, et nähtusena ta ikkagi ilmneb. Et see on see, et kui laps hakkab juba nõudma üha kiiremat tehnikat, üha kiiremat ühendust ja veedab osa oma ajast siis selle seadmega. Ja tal on nagu, et ta ei suuda oma nagu seda tungi seadme järgi enam ohjeldada ja käitumine on ka selline, et ma ei suuda seda enam kontrolli alla saada. Ja et siis on ka see, et ta võtab igale poole, peab selle telefoni kaasa võtma, ta magab, see on padja all, ärkab öösel korduvalt, et kontrollida, kas keegi on temaga ühendust võtnud. Ja kui ta jääb ilma seadmeta, siis tal võib tekkida niisugune tõsisem ärevus. Ja võib-olla see probleemist üks kindel nagu indikaator on ka see, kui laps enam oma hügieeni eest ei hoolitse või näiteks ei ilmu õhtusöögilauda, vaid istub ja sööbki nagu seal arvuti taga kogu aeg. Et ekstreemse näitena saan tuua sellist asja, et laps oli nii mängudest hõivatud, et ta nagu kogu aeg mängis ja tal oli siis ämber viidud sinna arvuti kõrvale, et sinna ta tühjendas ennast vahepeal, sest ta ei jõudnud vetsu minna. Või on ka olnud olukordi, kus lapsed teevad ennast täis, suured lapsed juba 9-11, et ta on nii mängust hõivatud, et ta ei märka seda, et tal oleks vaja vetsu minna või ta ei saa praegu pooleli jätta ja vetsu minna. Et siuksed. Ja siis, kui teda siukse mängu keskelt nagu keelata või piirata, siis ta läheb õudselt närvi ja võib kallale tulla. Selliseid asju on ka olnud, et lapsed ründavad oma vanemaid või lõhuvad mööblit või et niisugused olukorrad võivad väga tõsiseks minna. Ja ongi see, et kui laps juba muutub allumatuks, vihaseks või vägivaldseks, kui sa keelad talle internetile ligipääsu, on see märk, et teil on probleem kodus. Et sellega siis peab midagi ikkagi peale hakkama. Ja Jaan Aru ütleb ka niimoodi, et see nutiseadmetega on nagu muude sõltuvustega, et mõni inimene kasutab, tal ei juhtu mitte midagi. Ja teine on niimoodi, et kasutab ja jääbki sinna lõksu kinni, et sealt välja enam ei saa. Aga kuidas mingil konkreetsel lapsel läheb, keegi ei oska seda ette ennustada, et mis tal on. Ja sõltuvust võib tekitada erinev, kõige rohkem on märgatud just seda mängusõltuvust ja mängud on üles ehitatud selliselt, et nagu
nagu Jaan Aru ütleb, et mängude loojad on paremad neuroteadlased kui neuroteadlased üldse ise on, sest nad suudavad selle mängu nii nutikalt üles ehitada, et lapsel tekib see tunne, et jah, ma saavutan, jah, ma jõuan teisele tasemele, ma siit liigun edasi või et see järgmine tase on nii kergesti saavutatav, nüüd ma punnitan veel, no nüüd ma mängin natukene veel ja siis veel. Ja kõik see visuaal ja kiirus ja liikumine, muusika, kõik see on nii läbimõeldud, et hoida seda last hästi kaua selle seadmega koos. Aga teisalt võib olla ka sõltuvus sotsiaalmeediast või sellest enda võrdlemisest teistega ja oma piltide postitamisest või siis sealt likeide kogumisest, et nagu öeldakse, et üks hashtag viib teiseni ja see on nagu lõputu niisugune kerimine, kuhu sa võid tundideks kinni jääda. Siis selline tähelepanek veel ka, et mitte kõik lapsed, kes mängivad arvutimänge, ei ole ühtmoodi nendest vaimustunud, et osad lapsed mängivad selleks, et kampa kuuluda. Ja jälle toon näite ühe oma kliendi pinnalt, kelle laps oli kunagi hästi-hästi hirmus mängusõltlane, aga siis nagu vahetas kooli ja kuidagi nagu seal uues keskkonnas ta nagu kaotas selle huvi, et see ei olnud talle nii kütkestav, aga siis hakkasid klassis kõik poisid jälle mängima ja selleks, et kampa kuuluda, ta hakkas ka mängima ja kui ennem tal olid hinded väga head, siis sellest peale, kui ta hakkas mängima, tema õppeedukus langes ilmselt nagu märgatavalt. Aga ta nagu ennast see mäng enam nii väga ei tõmbagi, aga ta tahab olla ka nagu osa kambast või rääkida kaasa või kuuluda. Et lastel on hästi oluline see kampa kuuluvuse tunne, et siis nad võivad igasuguseid lollusi kaasa teha. Et see mängurlus on võib-olla üks väiksemaid lollusi. Nii. Ja siis niisugune nagu kolm olulist võib-olla küsimust, mida endalt küsida, kui sa mõtled, et kuidas mu lapsel siis siin nagu siin kübermaailmas läheb. Et esimene on see, et kuivõrd ta enda eest hoolitseda veel suudab. Et milline on tema hügieen, kas ta magab piisavalt, kas tal on piisavalt liikumist, kas ta sööb korralikult. Kui sa näed, et seal on asjad korras, siis on juba võid kergemalt hingata. Siis on see igapäevaeluga toimetulek. Kas ta õpib korralikult, on tal hobisid, kohustustega, kas ta saab hakkama. Kui vaatad, seal on nagu asjad ok, no siis võid jälle rahulikult hingata ja siis suhted, et sõpradega, kodustega, lähikondsetega, et kui tal on nagu sõpru ja ainult istutage netis, vaid tehakse midagi muud ka, et siis kui need 3 niisugust põhikategooriat on lapse jaoks nagu kaetud ja seal toimub niisugune variatiivsus ja tegevus, et siis laps tegelikult saab oma eluga hakkama. Ja hea märk on ka see, et kui näiteks sa ütled, et nii, nüüd on aeg see seade ära panna ja olla pereringis ja lapsel ei ole see probleem, et ta võibki jätta, võib võtta seadme, võib jätta, et ta nagu ei huvita, et siis see on ka sulle, et see mure vist on meist mööda läinud. Aga kui juba nagu probleem ja lapsel on keskendumisraskused ja hinded lähevad alla, siis soovitatakse esimese asjana teha 3-päevane digidieet. Ja kui on juba tõsisemad olukorrad tekkimas, siis paljud lapsevanemad on võtnud selles hetkes kasutusele nuputelefoni ja jäetakse laps siis niisugusest digikiirusest ilma 8 nädalaks vähemalt, et see on see aeg, mis lapsel on vaja, et sealt maailmast välja tulla. Ja nüüd USA psühholoog Kimberly Young, kes on tegelikult loonud nagu kliiniku niisuguse internetis maailmas sõltuvuse jäänud inimeste jaoks, ta ütleb sellist asja, mis teeb jälle murelikuks, on see, et kui nüüd teismeline on selle maailmaga hädas ja midagi ette ei võeta, siis toimuvad ajus sellised muutused, mida enam väga tagasi pöörata ei saa. Ehk siis see nagu noor võib ollagi meie ühiskonna jaoks nagu kadunud, et ta on sõltuv, ta mõtleb, temast saab geimer, hakkab hullult raha kokku ajama, aga see on puhas illusioon. See tähendab seda, et see laps ei iseseisvu kunagi, ta ei lähe omaette elama, ta ei loo oma peret, ta ei ole võimeline selleks, et tal on nagu see fantaasiamaailm, aga see ei lähe kokku reaalsusega. Ja kui me ei ole jõudnud selleks ajaks nagu jalga ukse vahele saada, siis me oleme hiljaks jäänud. Ja neid on väga raske nagu aidata sealt edasi.
suur aitäh, et te olete olnud meie esimesel hooajal meie teel.